Ilmselt on nii mõnelegi ka autoremondi töökoja meistrile tuttav jutt, mida klient kannab ette saladusliku kolina moel kuskil auto all. Siis peab meister olema see, kes suudab vea jälile saada. Üheks kolina põhjuseks võib olla päris kindlasti amortisaatori probleemid. See on niisugune väga üldine ja niisugune lihtsakoeline selles mõttes veakirjeldus, et tõele jälile jõuda, siis reeglina meister läheb teeb ise ka selle proovisõidu, et siis ära kuulda, kust nurgast või kust kohast ta tuleb alt, tagant, eest, vasak, parem, et see suund kõigepealt kätte saada. Et selles mõttes, mida täpsemalt suudab klient ära seletada, mis täpsemalt, kus kohast tal nagu juhtus või toimus on ja peale millist situatsiooni näiteks see toimus, et siis see kõik aitab kaasa sellele, et saab kiiremini probleemile lahendus. Kas siin ikkagi võib olla üks põhjus, miks ma seda räägin, siis on nii tüüpiline selgitus, võib olla amordi mitte korrasolek? Loomulikult võib, sest kui amort tema ehituselt sisaldab õli ja kui see õli on sealt seest välja, mis iganes põhjusel tulnud, siis paraku tema töö on häiritud ja ta tekitab kõrvalist heli, et võib küll olla. Kas praegu siis kasutatakse põhiliselt autotööstuses milliseid amorte? Valdavalt on kas siis gaasiamordid või siis õliamordid. Kõige rohkem on gaasi põhimõttel ja loomulikult sinna juurde siis ka õhk, vedrustus. Muidugi amordi juures ei saa üksi öelda, et amort ise, vaid tal on komponendid selle juures, on amordipadi, amordilaager, et need samamoodi, et kui nad on väsinud, siis annavad märku, aga kui üks nendest komponentidest on läbi, siis järgmine, mis on temaga seotud, läheb sama kiiresti sinna järgi, et kui me räägime vahetuse poolest, siis on kogu komponendid vaja välja vahetada. Et mingi võõrkeha on sattunud siis sinna tööpinna peale ja kui nüüd see kahjustab selle kummitihendi ära, mis siis takistab seda õli sealt välja tulemast, siis paraku ongi see situatsioon, kus siis amort hakkab kolisema. Ehk siis peamiselt on see, et ei hoolitseta, ei kontrollita piisavalt, kas tolmukatted on korras, et mille kaudu siis võib see võõrkeha sinna sattuda. Amortisaatorite remont tänasel päeval enam kõneks ei tule. Selle sõlme probleemidega toimub lihtsalt katkise välja vahetamine. Paraku, kui me räägime tavalisest kõige lihtsamast gaasi- või õliamordist, siis neid tänapäeval ei remondi keegi, et need on kinnise ehitusega ja loomulikult, kui me vahetame, siis kindlasti, kui seal on nüüd amordipadi, siis kindlasti tasub see ära vahetada, sest muidu on lihtsalt topelttöö ühel hetkel ja palju on küsitud seda, et kas vahetada siis paaris amordid, et minu soovitus on kindlasti vahetada paaris, et see teine amort on samamoodi tööd teinud ja ta ei ole just kõige uuem seal all, ja tavaliselt reeglina kipub see teine mingi hetk ka järgi minema, et tasub kindlasti neid paaris vahetada. Kui me nüüd räägime kallimaatsa omades, kus on siis õhkamordid, siis neid remonditakse, sest nemad oma täistükina ka B-osana maksavad päris palju, seal on ikka tuhandetes eurodes, et siis nende puhul on remont täiesti olemas, aga seda juba tasub siis konkreetselt auto puhul üle vaadata, et kui palju ja mis komponente seal üldse vahetada saab. Kes aga soovib oma sõiduvahendit tuunida natukene ja teha vedrustust sportlikumaks, siis on tootjatel sellised erinevad paketid olemas. Nüüd aga tähelepanu küsimusi juurde. Kui nüüd vaata oli tähelepanelik, et kuidas amorte vahetada, et kas tasub neid paaris vahetada või ühe kaupa? Vastuseid ootame taas nädala jooksul ekraanil näha olevatel aadressidel. Loosi läheb taas Boschi akukruikeeraja.